Tere sulle ja mul on hea meel, kui sa siin otse osaled ja otseosalejatele ma pärast jagan ka sellise toreda kingituse sulle, nii et sellise, kuidas teha konkurentsianalüüsi, sellise väikse juhendi. nii et kui sa siin lõpuni oled, siis sa saad endale, kuidas siis oma konkurentidest eristuda, sellise juhendi. Aga kui sa ei saa olla, siis ära muretse, igal juhul ma jagan seda salvestust sulle piiratud ajaks. Ja ma arvan, et see koolitus, ma teen, ta on kindlasti väärt, ma arvan, mingi 50 või 70 eurot, kui sa oled siin otse või vaatad järgi, nii et ma ei hoia midagi praegu tagasi, et kui sul on ka küsimusi, siis julgelt sa võid küsida. Ja ma kasutan oma pikka kogemust siis circa varsti 30 aastat ettevõtjana, 17 aastat terapeudina, coach'ina ja 10 aastat online äris, siis meie ettevõte saab juba septembris 10-aastaseks. nii et vastutuse küsimustele. Ja julgelt kirjuta siis, mida sa tahad, mis on su küsimus, mis on raskuskohad, sellepärast et ma ilmselt saan sind aidata ükskõik pidi, ma võiks sellest teemast rääkida päevi. Ja ma teen selliseid retriite ka inimestele, et kui sa tahad tulla kuskile mu retriitile, kirjuta mulle, mul on erinevaid üritusi, siis kus ma siis ka aitan inimesi siis juba kohapeal ja ühes ruumis, nii et see on ka täiesti võimalik. Või tulla üks-ühele töösse minuga. Aga ma hakkan siis täna rääkima seda väga olulist teemat, milleks te kõik siia olete tulnud, ehk siis kuidas eksperdina raha saada. Nii et pane julgelt mulle siia ka kommentaaridesse, et mis valdkonnas sa oled ekspert. Sest ma olen täiesti kindel, et sul on piisav kogemus juba, kui sa siin oled, sellepärast et sa ei pea, siin on ka küsimus, kes on üks ekspert, on ju. Et sa saad alati aidata kedagi, kes on sinust tagapool, jah. Nii et alati, kui sa oled juba kuskile jõudnud, siis on kindlasti inimesi, kes veel ei tea neid asju, mida teha või isegi kust alustada. nii et ma hästi julgustan sul mõtelda täna selle webinari jooksul, mille sa ekspert oled ja pane see eksperdiks kirja, mis ekspert oled, pane mulle chati kirja teistele ka. Ja täna ma räägin siis, kuidas oma asjatundlikkust digitaalseks tooteks, raamatuteks ja pakkumisteks muuta, mis müüvad ennast ise samal ajal, kui sina oma elu naudid, jah. Sest mulle hästi meeldib öelda, et tegelikult me ei peaks nägema vaeva väga palju selleks, et luua endale elu, mida me tahame ja see, kui sa julged astuda sinna eksperdi kingadesse, aitab siis väga palju sinul just rohkem esiteks aidata inimesi, keda sa peaksid aitama ja teine asi, elada oma elu siis täiesti oma reeglite järgi, ehk siis olla koos oma kallitega, on ju, ka siis lähedastega, tegeleda oma tervisega, saada oma tervis paremasse kohta, olla koos oma lastega, ennast koolitada, kõik see on hästi oluline, nii et on kindlad asjad, mida sa pead kindlasti teadma ja täna ma räägin siis need kolm saladust ära ja võib-olla sa siis mõtled, et oh, ma näen ära, et vot nende asjadega ma tahaksin järgmiseks tegeleda või ma tahaksin tulla Heidi kuskile programmi või üks-ühele tööle, et neid asju käima saada. Ja minu lubadus on sulle, et selle webinari lõpuks sa saad teada, kuidas eksperdina raha teenida, nii et mõtle välja, et mis valdkonnas sa oled ekspert. Ja ma ei luba sulle, et sa kohe siin saad mingi 1 000 000 eurot on ju selle webinari tulemusena, aga sa saad hakata, sa saad selle valemi, kuidas sa 1 000 000 eurot teenida. mina olen oma ettevõttega juba üle miljoni, 1,5 miljonit kindlasti juba raha teeninud, nii et see on lihtsalt selline saladus, mida inimesed avalikult ei räägi, nii et ma luban, et see on ka kooskõlas sinu väärtuste ja eluga, nii et see on ka väga oluline, et kuidas saada siis kogu see teema endal kooskõlla sinu väärtuste ja eluga, et noh, minul on hästi oluline on ju pere, on ju, ma tahan lastega koos olla, ma tahan neid toetada, ma tahan kõiki neid asju teha, on ju, ja see peab olema kooskõlas sinu väärtustega, on ju, et sa midagi teed, et millised need täpselt sinu väärtused on. Aga läheme siit siis edasi. Ja ja see on tõesti, ma loodan, et sa täna teed märkmeid, sellepärast et see on sinu aeg siin kuulata. pane kõik oma kõrvaltegevused kinni, mis iganes sa teed, Facebook, Instagram. proovi olla kohal lihtsalt hetkes ja luba see info nagu jõuab energiani sinuni. Ja pane see muu maailm tõesti
täiesti korraks ootele, pane telefon hääletuks, pane üldse telefon kuskil laua pealt kuskile kaugemale, pane kõik oma igasugused liigsed veebiaknad, sotsiaalmeedia kinni, lase telekas, ütle lastele, kui nad on kodus sul, et emme korraks tööd tegema, ja ära tee siis kõrvaltegevusi ja ole lihtsalt tõesti kohal siin, sellepärast et kui sa oled kohal, siis sa saad seda infot paremini kätte ja see on sinu aeg investeerida oma edusse ja edu nõuab keskendumist. meil on vaja fookust, et asju edukalt ära teha. oled sa nõus minuga? ütle mulle nõus, jah? ja ütle, kui sa oled valmis, jah? Ja, ja mis sind päriselt tagasi hoiab sellest, et sul võib olla mingeid selliseid mõtteid, et mul pole midagi piisavalt väärtuslikku, mida jagada, näiteks sa võid mõelda seda, et oo, ma ei tea, mida jagada, jah. sul võib olla näiteks 2, ma ei tea, mida müüa. sul võib olla 3, ma ei tea, mis teenust või toodet teha. sul võib olla 4, mul on liiga palju ideid. sul võib olla 5, mul on liiga palju ma tunnen, ma tunnen ennast rumalana, kui ennast avalikult välja toon, jah. võib-olla 6, mis siis, kui keegi ei osta, sul võib olla 7, mis siis, kui ma teen midagi valesti. 8, ma kardan, et see pole piisavalt hea. 9, mul pole aega. 10, ma olen liiga hiljaks jäänud, sest keegi teine juba teeb seda, jah. et kas siin mõni number, sa võid panna see numbri siia chati, et mis siin täna nagu kui sa mõtled oma eksperdi staatusele või et tahaks nagu tekitada lisasissetulekut, siis kas on mingi number siit, kas ma arvasin mõne numbri ära, seepärast et see on see, millega kliendid põhiliselt tulevad. mis number sinu puhul on, pane siia chati, sul võib olla ka mitu numbrit, on ju, jah, et millised numbrid sind esindavad, et võta natuke aega, tunneta seda, mõtle, et kas sul võib-olla pole pakkumist, sellist pakkumist, mis müüb. ja me kõik oleme seal olnud, see on lihtsalt alateaduse viis sind kaitsta. nii et alateadus on siis väga tugev, 95% kõigest, mis sul on ju, ta loobki sulle siis erinevaid kaitsemehhanisme, on ju, erinevaid asju, mis sul tuleb ette. nii et võid panna siis selle numbri siia, et mis sul siis on ju. ja see võib olla ka natuke 7 näiteks, mis siis, kui ma teen midagi valesti, võib olla ka seotud otseselt kriitikahirmuga, et sul võib olla, et mis siis on, kui inimesed ütlevad, et sa ei ole piisav või sul pole seda tunnistust või sul pole seda haridust. kõik see asi võib sulle tulla, nii et vali siit üks number siis, mis sa nagu arvad, et sul on ja siis me saame pärast selle juurde tagasi tulla, kui me siin edasi läheme. ja, ja aga ma tahan, et sa teaksid ühte asja, sinu unistused ei ole juhuslikud, nii et universum saadab siis teatud infot inimestele, nii ähm, et kui sina seda asja ei võta, siis keegi teine võtab ja teeb ära. jah, oled sellest siiani aru saanud? et kui sul tuleb mõni idee, siis kui sa ei hakka sellega tegutsema, siis see idee saadetakse kellelegi teisele, kes selle ära teeb, jah. ja sa oled loodud särama, sa oled maailma pandud selleks, sellepärast et sul on see potentsiaal olemas siia tulla. sul on need maailm, seal vajab täiesti unikaalset panust, jah. nii et seda on absoluutselt, on vaja seda, need õppetunnid, need teadmised ei ole tulnud niisama, jah. Need ei ole niisama sulle tulnud, vaid nad on tulnud sellepärast, et sa oled oluline, jah. ja sul on juba kõik olemas või sul on potentsiaal seda õppida, mida sul vaja on, et sa saaksid seda enda jaoks luua. nii et ma jagan sulle ka oma lugu, sellepärast et võib-olla sa oled siin alles leidnud mu, on ju, sa ei tea mu lugu, kuidas ma üldse alustasin kõige sellega ja mis olid minu need kinniskohas, kui ma alustasin. et ma olen siis väga kogenud alateaduse spetsialist, ma olen selline ülitundlik, ma tunnetan energiaid, ma olen selline hästi selline woo coach, on ju. ma hästi olen intuitiivne, räägin sisehäälest, kaitseinglitest, igast muudest asjadest, on ju. aga ma olen ka siis lõpetanud ülikoolis rahanduse, välismajanduse küll aastaid tagasi, magister. olen kogu aeg liikunud selle poole, et õppida, on ju, olen ebaõnnestunud, olen üles tõusnud, olen olnud suurte ettevõtete juht enne lapsi. ja praegu ma olen ikkagi ärimentor, äristrateeg, nõustaja, mentor, kes toetab sinu kasvu. nii et kui sa oled sellises kohas, et vot, ma tahaksin luua oma brändi või ma tahaks luua oma äri, siis ma olen see inimene, kes võib sind väga palju aidata, sest ma olen väga palju inimesi aidanud.
nende brändi nagu ka personaalbrändi luua ja üldse nähtavaks tulla. Ja olen ka mitmete raamatute autor, et siin taga on mul mõned raamatud, mis ma olen kirjutanud siin. Eelmine aasta tuli Introverdis Extraverdis raamat välja, sisemisest varjust välja. Hea uudis on see, et selle aasta märtsis on tulemas ka rahateemaline Mindseti raamat välja eesti keeles, inglise keeles. nii et sa võid panna ennast ootelisti sinna, et saada osa boonustest, nii et ma jagan seda pärast sulle ka. Ma olen teinud 17 aastat klienditööd aktiivselt, nii et alati ma olen jõudnud sinnani arusaamiseni, et inimesed väga palju ei tegutse, sest nende identiteet ja uskumused ei lase neil tegutseda, isegi kui neil on ideaalne strateegia paigas. nii et ma aitan inimesi üle saada siis nendest raskustest. Olen 4 lapse ema ja õnnelikus abielus, nii et kõik oleme pikalt üle 20 aasta Levisega siin koos olnud ja meil praeguseks on juba 2 last kodust välja kolinud, nii et ainult 2 pesamuna on veel kodus. Aga sa tead, et ma tean, mida on teha, alustada oma äri siis väikeste laste kõrvalt, et just 10 aastat tagasi, kui Helen oli 2-aastane, alustasin ma oma ettevõtet, ehk siis ma tean täpselt, kuidas on üles luua siis selline ekspertstaatusega ettevõte ka väikeste laste kõrvalt. Miks siis midagi mind eelkõige kuulata, ongi see, et ma olen ise abielus ja 4 lapse ema ja ma arvan, et see on nagu piisav tõestus selleks, et on võimalik väga hästi kõike teha. Kuidas säilitada harmoonia oma pereelus ja olla edukas isiklikus arengus oma äris. Et kuidas siis väikese jõupingutusega hoida kogu seda tasakaalu paigas, kuidas oma uskumused nii panna, et inimesed leiaksid sind ja ma tahan täna webinaril näidata ka seda, kuidas see on võimalik ka sinu jaoks. ja mul väga palju küsitakse, et Heidi, et kuidas sa siis salvestad neid asju, et kuidas sa siis, ma pole kunagi töötanud ühegi kaameramehega, jah. nii et enamus asju, mis ma olen teinud, on seesama telefon mul siin kõrval. Esimene aasta ma tegin kõik asjad lihtsalt telefoni ja Skype'iga, tookord veel polnud Zoomigi, kui ma alustasin. ja esimene aasta oli mu äris juba 100 000 euro aasta, on ju, 10 aastat tagasi. nii et see on see alati on seal erinevaid takistusi, kas sa pole valmis või sul pole tehnikat või inimesed tulevad erinevate asjadega, sa võid luua uskumatult tulusa ettevõttega kõige lihtsama ülesehitusega, et see ei pea olema keeruline, sul ei pea olema stuudioid. tänapäeva tehnika on nii heal tasemel, et tegelikult on võimalik teha täiesti oma magamistoas igasuguseid ägedaid asju. Ja mida ma tahan sulle ka öelda, sa ei pea olema maailma parim ekspert, et kui sa panid siia, et sa mõtled, et oo, ma peaksin veel õppima, mul ei ole seda, ma ei tea, doktorikraadi ja toda doktorikraadi ja siis sa ei pea olema maailma parim ekspert, et kedagi aidata. nii et ütle mulle nõus, kui sa oled nõus sellega, et sul on väga palju, mida sa saad juba inimesi aidata, nii et ma tahaksin, et sa saaksid siit, see on kõige olulisem shift, mida ma üldse inimestel aitan teha, et see ei pea olema maailma number 1 ekspert ja keegi räägib siin korraks, ma panen keegi H-tähega siin, jah. nii et hoidke jah, kaamerat võite julgelt sisse panna, aga hääle nuppu hoidke all, siis on pärast hea kuulata üle. nii. Oled sa nõus minuga, et sa ei pea olema maailma parim ekspert, sellepärast et maailma parim eksperti alati kõik areneb eest ära, on ju. kas sa saad sellest aru, et kõik muutub, absoluutselt kõik muutub. et mina alustasin ChatGPT ai koolitustega 4 aastat tagasi, siis praegu ma pidevalt pean ennast täiendama, sellepärast et need asjad muutuvad lihtsamaks, teistsuguseks, need nuppude asetus muutub, on ju. Igasugused muud asjad ka samamoodi, ma kogu aeg arendan ennast, sellepärast et tulevad mingid lihtsamad asjad välja, on ju, sa ei pea nii keeruliselt asju tegema, on ju. sa saad väga palju uusi vahendeid kasutada, on ju. nii et on mingid otseteed mingite asjade juurde, et sa ei pea tegema kõike seda hullu asja läbi, mida ma võib-olla tegin 10 aastat tagasi. tänapäeval võib-olla on seal ainult 3-4 sammu, mida sa pead tegema, jah. nii et üha rohkem on siis võimalusi asju lihtsustada, jah. nii et annan sulle siis teada, mis need 3 sammu on. esimene samm on siis just seesama, see number 1 on mõtteviisi eneseväärtuseks. see eneseväärtustamine, kas sa näed seda, et sul on nii palju pakkuda.
jah. Nii et ka sa näed seda, et sinu toode, teenus, mida sa pakud, muudab inimese elu suurel määral. Ja ma tõesti loodan, et sul on mingi toode, teenus, kui sul veel ei ole seda toodet, teenust, siis on see vaja mõelda, et ta peaks muutma siis inimeste elu paremaks mingil suuremal määral, jah. Ja see aitab siis ka kaasa selle julgusele, et sa julged seda pakkuda, sellepärast et oleks täiesti häbiväärne, kui sul on mingi väga hea toode, teenus ja sa seda hoiad vaka all. oled sa nõus minuga? pane mulle üks kommentaaridesse chati siia, kui sa oled nõus sellega. Et kui sul on midagi, mida sa saad kedagi elu praegu lihtsamaks ja paremaks muuta, siis sinu kohus on seda jagada. nii et kas sa saad sellest aru praegu? ja, ja see mõtteviis, üldse see ärimõtteviis sinna, kui sa olid mul eelmisel nädalal müügiblokkide koolitus, eemaldamise koolitus, müügiblokkide kursus nüüd stardib, on ju. See on siis erinev mõtteviis, mis meil on, et inimestel on väga erinev mõtteviis, nendel inimestel, kes teevad raha ja nendel inimestel, kes ei tee raha. jah, nii et väga erinev on see mõtteviis ja need inimesed, kes on edukad, nemad mõtlevad siis seda, et annavad rohkem energiat siis sellele superkangelasele kui siis selle ohvrile, jah. nii et meil on alati valida igas olukorras, meil kõikidel on nii-öelda superkangelane ja meil alati on ohver. alati, meil kõikidel on oma sünniga kaasas juba eluteel juba, kui sa vaatad, ma ei tea, human design'i kaarti või ükskõik, mida sa vaatad, sa näed oma ohvri rolli ja sa näed oma potentsiaali ka sees igal pool. nii et noh, minul oli väga suur asi, millest ma läbi olen tulnud ja ma ikkagi töötan selle kallal, et veelgi rohkem inimesteni jõuda. on siis minul on see ohvri roll on mul see nähtavus ja nii et sa võid mõelda küll, et vot Heidi on väga nähtav, onju, aga see on olnud kõige suurem arengukoht mu elus. jah, et mul on siin laua peal selline tore hiirekese nupuke, kui sa mu videot siin praegu vaatad, siis see tuletab mulle meelde, et minu lapsepõlve hüüdnimi oli Piksu, ehk siis ma olin selline pisike, vaikne ja pigem nagu selline tülikas tegelane, jah. ja see pani mulle väga suure matsu sellele, et ma ei julgenud väga palju oma soove avaldada, sellepärast et seda alati oli liiga palju või ma nõudsin liiga palju, jah. ja see piksu on mul see hiireke seal laua peal, mulle meeldib vaadata, sellepärast et ma enam ei ole selle looga seotud, jah. ma ei ole enam liiga palju, ma ei ole liiga lärmakas, ma pigem tahan olla lärmakam, onju, ma tahaks jõuda veelgi rohkem inimesteni, et oma sõnumit edasi viia. Nii et miks me siis tunneme ennast ebapiisavana, mis on need ebapiisavuse juured? et siis ongi, meid on õpetatud kahtlema endas, võrdlema, ootama nii-öelda paremat hetke, et vot see aasta ikka ei ole hea või praegu on ikkagi, ma ei tea, majandussurutis või meil on igal ajahetkel on alati see, et oodatakse paremat hetke ja uskuma, et me pole veel piisavad. Ja sageli ei olegi probleem teadmistes, vaid mõttemustrites, mis hoiavad meid tagasi alustamast. ja paljud inimesed ei alusta kunagi. nii et Mark Twain ütles väga ilusti, et kõige parem koht on surnuaed, et surnuaias on kõige rohkem unistusi maetud, on ju, kõik ideed, raamatud, seal on igasuguseid asju, mis on maetud siis surnuaiale. Neid asju on meeletus koguses, mida inimesed elu jooksul ei tee. ja nad isegi ei alusta, nad isegi ei proovi selle asja tegemist, jah. ja miks see takistab ka raha teenimist, miks see esimene viga ongi see mõttemall, mida ma räägin, et on olulisem kui strateegia, sest sul võib olla imehea strateegia, aga sa ikka seda ei tee, siis on see ikkagi mõttemalli taga. ja see ongi seotud just sellega, mida me täna oleme siin eriti palju sinuga siin puudutanud, ongi see, kui sa ei usu oma väärtusesse, on ju, ja sa ei küsi oma töö eest raha ja sa ei julge end nähtavaks teha ja sa lükkad alustamist edasi, jah. nii et ma ei tea, kas siin mõni teist leiab, et ütleb mulle, pane mulle lihtsalt, ma ei tea, ja kommentaaridesse, kui sa ütled, et ma näen, et see esimene probleem mul on, jah. nii et kui sul on see, et sa ei küsi töö eest piisavalt raha väärtuslikult, sa ei julge ennast nähtavaks, sa ei räägi sellest, sa ei räägi igapäevaselt, sa ei räägi inimestele, mida sa teed, on ju. ja sa lükkad ka alustamist edasi, et sa võib-olla oled mõelnud, et vot sel aastal ma hakkan iga päev tegema postitusi või Reels'e või LinkedIn'i postitusi või mida iganes sa teed, aga sa lihtsalt oodadki seda õiget hetke. ja see on sellepärast, mitte sellepärast, et sa ei oskaks, vaid sellepärast, et sa kahtled endas ja see kahtluse tunne on see ilmselt, mis sulle tuttav on.
Nii. Ja see edu ei pea tähendama läbipõlemist, et meil on õpetatud, edu tähendab pingutust, et minul oli väga suur läbipõlemine 2017 aastal, kus ma lõpetasin haiglas ja ma tegin väga suuri muudatusi oma elus tookord ja üllatuslikult mu käive ka plahvatas kohe pärast seda läbipõlemist. eks ma tegin siis kindlaid asju, mis, et ma ei ole läbi põlenud, ma tunnen ennast hästi, mul on piisavalt aega kõige jaoks, sest tegelikult on ööpäevas on kõikidel inimestel ühtemoodi 24 tundi. Keha ja meel vajavad taastumist ja läbipõlemine ei ole jätkusuutlik strateegia, ehk siis see do more on ju see maskuliinne, mida sa kuuled, näed igal pool, et tee lihtsalt see asi ära, see väga palju ei toimi näiteks ülitundlike inimeste puhul ja naiste puhul. õiged eesmärgid toetavad sind, õiged eesmärgid arvestavad sinu elu ja energiaga, et see ongi, kas see eesmärk on sul õige, kas ta on õigesti püstitatud, kas ta on sulle õige. ja inimesed on tehtud ka sellised erinevad uurimused, et näiteks inimesed, kes panevad oma eesmärgid seotud protsessiga, on oluliselt edukamad, nad lõpetavad 100%, kui inimesed on oma eesmärgi sidunud protsessiga. aga kui inimene on oma eesmärgi sidunud mingi outcome'iga, mingi sellise asjaga, mis on lõpptulemus, siis nende inimesed 70% cancel davad need eesmärgid, jah, nad ei jõua kunagi sinnani. seepärast nende alateadvuses ei saa sellest aru, jah. nii et on vaja siis õiged eesmärgid paika panna, sellest hakkab kogu tee. Ja nad peavad siis toetama nii äri kui ka heaolu, et kui sa mõtled, et okei, ma hakkan eksperdina raha teenima ja ma tahan, et mul läheks äris hästi, aga see peab olema ka sinu heaolu ja seda heaolu nüüd tead ainult sina ise, jah. et mis sellel eluetapil sinu heaoluks vajalik on ja meie eluetapid iga poole aasta tagant muutuvad, nagu sa võib-olla oled kuulnud mu koolitustel, jah. siis see tähendab seda, et see, mis sul eelmine aasta töötas, ei pruugi sul see aasta töötada. ja õiged eesmärgid loovad ka järjepidevust, mitte survet. et õige eesmärk on selline, mis ei pane sind pingutama. see võib olla sulle imelik kuulda, et kuidas Heidi räägib, et sa ei peagi pingutama, aga reaalselt, kui sul on energeetiliselt õiged eesmärgid, siis ei ole midagi, mis sa uhkad, et ma pean selle ära tegema, vaid see on midagi, mida sa teed muuseas, jah, kui ta on joondunud sinu alateadvusega. ja väga oluline on ka, et kui sa oled siin selles kohas, et sa alles hakkad seda tegema või sa oled juba äri teinud, aga see on ebaõnnestunud või sa ei saa seda kuidagi käima, siis väga oluline on see mõttekoht, et sa ei loo äri selleks, et end ära kaotada, vaid selleks, et luua elu, mis sind päriselt toetab. jah, see tegelikult peaksid enda äri, kogu selle eksperdi staatuse ehitama selle ümber, mida sa muidu inimesena tahad teha, on ju, mis rollis sa veel oled, on ju, abikaasa rollis, naise rollis, ema rollis, on ju, lapse rollis, võib-olla oma vanemaid toetada, on ju. et see äri peaks siis kuskile sinna vahele minema taskutesse, mitte inimesed tihti, mulle hästi meeldib see näide, et kui sa võtad tassi, sea on panna need suured asjad kõigepealt sisse, on ju, et panedki näiteks kivid sisse, on ju, siis paned väiksemad kivid sisse ja siis paned liiva sisse, et siis kõige rohkem mahub asju ära, on ju. Versus sa teed seda vastupidises järjekorras, on ju, siis ei mahugi need suured kivid sisse. et seepärast on oluline ka, et kui sa hakkad seda asja siin rakendama, mida sa oma elus teed, siis on oluline panna need suured kivid kõigepealt sisse, on ju, mis on sulle kõige olulisemad asjad. ja see on see, mis ka on väga oluline kaasa võtta, ma tunnen täna sulle. Ja kui sisemine vundament puudub, ei püsi ükski strateegia paigas, et sellepärast, kui mul tihti tulevad erakliendid, ärimastermindi kliendid, siis esimesed 9 päeva me suures osas tegelemegi selle sisemise vundamendiga. sest tihti mulle jõuavad inimesed, kes on täiesti läbi põlenud. Nad on täiesti sellises kohas, kus nad tunnevad, et kõik asjad käivad üle jõu, kõike on liiga palju ja nad justkui nagu upuvad oma elu sisse. aga see sisemine vundament on siis just nimelt oluline selleks, et saada see kese paika, nii et see ajaküllus hakkaks inimesel tekkima ja samal ajal hakkab raha ka tulema, sest kui sa oled stressis, sul on kortisoli tase kõrge, siis ei saa sa manifesteerida ka mingeid verilisi häid asju oma ellu. Samm number 2, ma lubasin, et meil on 3 sammu, nii et ma räägin siis teisest sammust, on siis eksperdi väärtus.
väga oluline on see, et sa ei pea teadma kõike ja sa pead teadma midagi, mis aitab teist inimest edasi, mis on talle kasuks, on ju. nii et sa ei pea teadma kõike, nii et sa võid teha mingit väikest etappi milleski, nii et no näiteks mina teen väga spetsiifilist tööd, et mille poolest ma eristun teiste äricoach'ide ja mentoriga, on sellepärast, et ma olen ka selgeltnägija. ja siis mul on selline anne, et ma näen tulevikku, ma näen inimesi, kellega nad kohtuvad, ma näen numbreid, ma võin nagu rääkida sellist asja, mis on väga unikaalne, väga unikaalne. Ja ta võib saada, tal võib olla erinevaid coach'e, tal võib olla erinevaid toetajaid, aga tal on puudu see üks asi, siis minul on see, et see on väga-väga eriline maailmas tegelikult, et ma olen nagu äricoach, ma olen terapeut ja mul on veel see ka, et ma näen, mis on see tee, mida ta võiks minna, et ta saaks väga lihtsa vaevaga muutuseid teha. jah, nii et sa võid ka mõelda, et mis on sinul see nii-öelda see magic sauce on ju, see salakaste või mis on see, mida teistel ei ole, mis eristub, on ju sinul, et võib-olla sa tead mingit kindlat etappi, mida teha, et inimesed ütlevadki, vot tema teeb seda asja, tema teeb selliseid asju, on ju. ja kui sul on see probleem, sa pead tema juurde minema, on ju. jah, nii et mina näen siis nagu, ma saan nagu öelda inimesele, mis on need uskumused, mis valesti on, ma saan anda talle õige strateegia, sest ma olen ka äristrateeg ja ma saan öelda talle, et vot, tee seda, et siis sul tuleb edu, on ju. ja nüüd on see inimene, et ma saan aidata ta sinna nende uskumustega, et ta saaks nagu päriselt teha ka neid asju, on ju. Nii et kui sa oled kunagi kedagi aidanud, kas siis sõpra rasketel hetkedel, klienti leidmaks lahendust, kolleegi uute teadmistega, liiget murede keskel, siis sa juba oled ekspert. et ma tahangi sulle öelda, et tegelikult ma tahaksin, et sa näeksid nagu laiemalt endalt seda, et mida sa võid teha, mis on sinul, et sa saaksid aru, et ekspert ei sünni sertifikaadiga, ekspert sünnib kogemusest ja siin tuleb juurde ka, et lisaks uskumustele on meil ka identiteet ja identiteediga ei sünnita. identiteedi me valime. jah, nii et ma ei tea, mis sul on täna kaasa võtta, sa võid juba panna siia kommentaaridesse, mis on sul täna siit juba kaasa võtud. Ja selline tõde ka, et sa ei pea olema maailma parim ekspert, et alustada, et eksperdiks saadakse, et mina ka kõike seda olen ma õppinud jooksvalt, eks ole, et ma saaksin olla äristrateeg, on ju, siis selleks ma ju pidevalt ju õpin, ma ju liigun keskkonnas välismaa mastermindides igal pool, kus ma ütlen, et vot see on järgmise aasta sõna, on ju, sa peaksid, see on uus idee, tee nii, on ju, see töötab, on ju see on kõik see, et sa pead kuskil lihtsalt alustama ja samamoodi eksperdiks olemine ei tähenda, et sa tead kõike, me ei saa kõike eales teada, me oleme inimesed, on ju, jah. nii et piisab, et sellest, kui oled üks samm eespool ja oled valmis aitama ja oma kogemust jagama. jah, nii et mina võin ka öelda, et vot, et kui inimene küsib mul neid asju, ma võin öelda, et tead, see mõte, et minu see klient või ma olen näinud, kui seda tehakse ja see toimib või see ei toimi või sa võiksid mõelda veel nende variantide peale, on ju. et tihti toimivad asjad, mida inimene ise ei ole teadlik nendest asjadest. ja võib-olla sa ei tea, et inimesed ei osta teadmisi, et teadmisi on internet täis. ChatGPT võib sulle teadmisi jagada, Youtube on täis teadmisi. inimesed ei osta infot tänapäeval. Nad ostavad selgust, tunnet, turvatunnet ja kedagi, kes neid mõistab. jah. nii et sinu väärtus ei ole selles, kui palju sa tead, vaid kuidas sa aitad teistele edasi liikuda. kuidas see sind kõnetab? ja päeval, kui sa sündisid sa ainulaadse häälega, mis on ainult sinul, nii et ainult sina saad teatud asju edasi kommunikeerida. ainult sina oled mingite raskustega seisnud silmitsi, on ju. ja ühelgi teisel eksperdil planeedil pole sellist häält, pole sellist kogemust. ainult sina võid teha teatud viisil neid asju, olenevalt sellest ka, milline on näiteks sinu human design, on ju. et ütleme ka, et seda ei saa kopeerida, et kui keegi on manifestor, siis keegi ei saa kopeerida manifestorit või generaatorit või projektorit, on ju. nii et sa pead vaatama, et mis on sinu sees asi, millest sa alustad, mis on sinu nii-öelda oskused, millega sa saad, kust see toode sul siis lõpuks välja tuleb.
ja see tähendab, et kui sa hakkad jagama oma ainulaadset vaatenurka ja treeningstiili, lööb see ühenduse ainulaadse publikuga. nii et täpselt minu õpetamisstiil ei sobi kõikidele. minu rääkimine ei sobi kõikidele. jah, ka sa näed seda, saad aru, onju. et võib-olla keegi teine, kes räägiks täpselt sama teemat, aga hoopis teist viisil, võib-olla ta kõnetab hoopis teisi inimesi, saad sa aru sellest? ükskõik, kas ta on minust noorem, kas ta on meessoost, onju. kas sa näed seda, kuidas see toimib, see asi, et tegelikult meil ei ole nagu otseselt konkurente, onju, vaid me kindlalt kõnetame kindlaid inimesi. nii et ütle mulle, pane mulle 3 chati, kui sa saad aru, et sa oled unikaalne, jah. nii et sul on täiesti ainulaadne, kuidas sa seda teed, jah. ja usaldus võrdub väärtus, võrdub raha. nii et kui see inimene hakkab sind usaldama, et miks mul on väga palju püsikliente, sellepärast mul on mõned kliendid olnud minuga võib-olla 8 aastat, isegi mõned isegi 10 olnud, on ju. Nad tiksuvad kuskil mu membership'is või tulevad mu kõnedele, üks-ühele kõnedele vahepeal või inimesi, kes korra aastas näiteks võtavad minuga mingit pikemat tööd, on ju. jah, see on seepärast, et ma olen selle aja jooksul tõestanud oma usaldusega, on ju. jah, et ma alati annan endast parima, jah. Läheme 3. sammu juurde ja räägime nüüd raha ja struktuurist, sest teadmised üksi ei too sissetulekut, jah. sul võib olla palju teadmisi, aga kui sa ei tea, kuidas seda esitada, kuidas seda struktuuri panna, kuidas seda, mida panna, kuidas välja jätta, kuidas seda esitleda, siis tegelikult struktuur on hästi oluline. Näiteks kui sa lood koolitusprogrammi, ootavad inimesed ühte asja, et nad saaksid tulemusi võimalikult lühikese aja jooksul. jah, inimesed tahavad videotest kiireid ja praktilisi tulemusi ilma oma aega raiskamata. jah, nii et see on see, et peab ka olema väga-väga selline läbimõeldud ja see tulebki kogemusega väga palju, kuidas saada neid kiireid ja praktilisi tulemusi. ja nad tahavad täpselt seda, mida nad tulemuse saavutamiseks tegema peavad, et tänapäeval enam ei tööta need pikad, et ma päev otsa räägin sulle ja siis teeme ühe asja ära. tänapäeval inimesed tahavad väga kiiresti saada tulemusi. ja meile õpetatakse, et edu võrdub pingutus. aga kogu sellel pingutusel ja saginal on lagi, et mingi kord enam sa ei jõua seda kõike seda sisse võtta, et kui sa oled mingites Facebooki grupis, sa näed, et kõik pakuvad midagi, onju, sama asja pakutakse, sarnast asja, onju. ja, ja, ja tegelikult me ei jõua kõike seda vastu võtta, see sagina, me tahame, et oleks nagu kindel raamistik, kindel tempo, onju. ja ööpäevas on ainult, nüüd ma ütlen ainult 24 tundi ja läbipõlemine ei ole jätkusuutlik, et see, et sa rohkem kogu aeg teed ja pingutad, see lõpuks viib sind sinna kohta, kus sul tulevad igasugused tervisehäired ja igasugused probleemid, onju, nii et see on see koht, kuhu ma ei soovita kellelgi minna. nii et see ei pea olema pingutus, onju. miks sinu teadmised ei too täna veel küllust? miks nad ei too sulle veel piisavalt raha sisse? nii, ma vaatan, kellelgi läks sisse hääl. Jolanta, ma panen su mute'i peale. jah. Mikspärast see on siis, et paljud eksperdid langevad nendesse lõksudesse, et nad jagavad liiga palju tasuta, ehk siis nad räägivad väga palju ära, mis on tasuta. Nad kõnelevad liiga laialt, nad tegutsevad ilma selge fookuseta, et eesmärgita, eks nad on all over the place, igal pool laiali, onju. ja hea sisu loomine on väärtuse andmine, aga müük on kutse tõelisele muutusele, jah. nii et siin ongi see, et kas hea sisu, ma ka annan oma tasuta kiireloomutuse podcast'is väga palju väärtust, onju. inimesed kuulavad, kirjutavad, onju, ütlevad, jaa, see osa oli väga hea, onju. aga kui ma tegelikult tahan kedagi aidata, siis ma teen müüki, onju. tuleb mulle kliendiks, onju. on 3 võimalused, inimesed sinu pakkumist näevad, jah. selleks on siis näiteks, orgaaniline sisu, meililist, näiteks meililist või siis igasugune tasuline reklaam, ükskõik, kas sa jooksutad siis Facebook Ads'e, Meta, Google Ads'e, mida iganes sa teed, kuskil oled tasulisest alt üleval. ja fakt on see, et sa ei pea kasutama kõiki neid asju korraga, on ju, et sa võid alustada kuskilt pihta, on ju, ja tasapisi jõuda nende kõikide asjadeni, on ju, kui sa seda valid. mina näiteks praegu tasulist reklaami üldse ei ole pool aastat kasutanud,
siin on viga, mida enamik eksperte teeb. Hea sisu üksi ei loo tulemusi, jah. Nii et sa võid teha mega head sisu, aga see ei pruugi tuua üldse tulemusi, jah. Mõtle, kui palju on raamatuid raamatupoes müügil, on ju, jah. Ilma struktuurita tekib juhuslikkus, mis väsitab ja hajutab fookuse. Ja siin on oluline siis luua see struktuur sisule, on ju, mis loob järjepidevuse. Nii et see sisu võib iseenesest muutuda ka müraks, on ju, et sa tead, et mingi inimene kogu aeg räägib mingist teemast, on ju, aga sa lõpuks ei saa ka aru, et miks ta sellest nii palju räägib, seepärast et tal ei olegi seda pakkumist, mis viiks siis järgmisele sammule. Ekspertide raha teenimise alus ongi, see peab olema selge probleem, konkreetne lahendus ja lihtne pakkumine. Hästi oluline, et oleks hästi lihtne pakkumine, et inimene saab aru, et mida ta siis saab. Ja kui üks nendest kolmest asjast puudub, sul ei teki siis sissetulekut. Kas see tundub sulle loogiline? Pakkumine ei ole millegi peale surumine. Pakkumine on lahenduse nähtavaks tegemine, inimese juhatamine järgmise sammuni ja väärtuse eest tasu küsimine. Nii et sa lihtsalt ütledki, okei, ma näen, et sul on selline teema, aga sa tahad selle lahendada, on ju. Ja kui sa ei tee pakkumist, ei saa keegi valida. Nii et see on väga suur, räägitakse müügist, müügimeisterlikust. Tegelikult sa ei anna inimesele isegi võimalust valida. Ole magnetiks neile, kes sind juba ootavad. Ehk siis, kui sa praegu juba oled siiani minuga kaasas siin webinaris, siis ilmselt saad aru, et sul on midagi, mida sa võiksid pakkuda. Ja ma tahaks, et sa mõtleksid hetkeks iga kord, kui näed reklaami Instagramist, mida sa tegelikult tahad, vajad. Ehk siis sa tegelikult, mida sa teed, kui sa näed mingit reklaami, sa tegelikult klikid sellele, on ju. Sa uurid selle kohta, sa ostad, on ju. Ja sinu potentsiaalsed kliendid on valmis astuma sammu sinu poole, kui sa teed sellise sõnumi, on ju, kui sa nagu konkreetselt ütledki, et vot, ma pakun seda asja, siis kui seal on inimesi, kes seda vajavad, nad tegelikult ka tulevad, et see lihtsalt toimib, kui sa oled selle õige mindset'iga. Sinu ülesanne on lihtsalt süüdata see tuli, et nad näeksid, kuhu tulla. Sa oled justkui see valgusmajakas, kes paneb selle info välja, et vot, sa võid tulla siia, on ju. Ja see on vaja nagu teha siis kindla struktuuriga. Nii et jagan sulle ka siis sellist edu strateegiat, mis on väga oluline on automatiseerida müügiprotsess. Ehk siis erinevad müügilehtrid, meilijärjestused, lihtsad reklaamid. Kui sa mind nagu jälgid, sa ilmselt oled siia webinaril ka jõudnud siis mingi sellise automaatse registreerimise baasil, et sa ei ole mulle otseselt kirjutanud meili postkasti, sa ei ole mulle otseselt Facebooki, Instagramis sõnumit saatnud, on ju. Sul peab olema mingi automatiseering, et inimesed saaksid osta, nad leiaksid sind ja osta ka siis, kui sa pole parasjagu kättesaadav, et väga palju minu oste toimub siis, kui ma ise ei ole üldse arvuti juures, on ju. Et väga palju toimub siis, kui ma ise puhkan, magan, on ju. Ma lihtsalt hommikul ärkan üles, vau, vaat kui tore, vaat sellised ostud on tulnud, on ju. Kokkuvõttes ma lain süsteemi, mis toetab minu vabadust, et hästi oluline ongi see aru saada, et mis on sinu põhiline vajadus. Minul on hästi oluline vabadus, ma ei taha käia kuskil 8-5 tööl, on ju. Ma lihtsalt nagu tahan olla kodus, kui mu lapsed koolist tulevad. Ma tahan kodukontoris töötada, mul on ka aparaaditehases kontor, aga ma näen, tänagi olen siin, istun oma kontoris, oma kodus, on ju, Tammelinnas, on ju. Oleneb, mis on sinu väärtused ja vajadused, on ju, jah. Et see sinu süsteem peab toetama sinu enda elu, jah. Ja peab olema siis kergus ja küllus, mis sa tunned ise juba, sest see abundance, kui sa nagu ingliskeelset sõna abundance'it vaatad, siis seal on sõna sees siis dance, on ju, abundance, ehk siis see on tantsimine. Küllus on see rõõm, see tantsimine, see joy, on ju. On ju, et kuidas sina saad oma ellu tuua selle rõõmu, kui sul on see rõõm ära kadunud, sul ei ole seda abundance'it ka seal, on ju. Et see rõõm tuleb uuesti su elus leida. Ja, ja kui sinu teekond on selge, siis õiged inimesed leiavad tee sinu juurde ise.
ja on olemas 4 ägevat võimalust, kuidas saad pakkuda, siis esimene ongi, et pakkuda igasugu tasuta kingitusi, on ju. Mina ka ütlen sulle, et täna oled siin lõpuni, siis ma annan sulle konkurentsianalüüsi tegemise juhendi, on ju. Ehk siis igasuguseid tasuta kingitusi on võimalik teha, on ju, et sa oled ilmselt mul saanud ka, on ju, igasuguseid kirju universumile ja igasuguseid juhendeid, kuidas oma alateadvuse enda jaoks tööle panna, alateadvuse väljakutsed. mul on väga palju erinevaid tasuta kingitusi sulle, on ju jah, sadu, jah. Ja need on nii-öelda pliimagnetid, ehk siis need on nagu öeldakse magnet, et see on midagi, mis tõmbab kliendi, et noh, sa võtad võib-olla täna selle konkurentsianalüüsi juhendi, on ju, aga siis sa mõtled, oo, et ma tegelikult tahaksin Heidiga nagu Heidi võiks mulle nagu veel aidata, et kuidas ma näiteks panen oma human design'i tööle või kuidas ma panen, et ma tahaks nagu Heidiga rääkida sellest, võib-olla sa tuled mulle kuskile stardipauku kõnele või kuskile mu membership'i või võtad eraaja minuga, et rääkida oma pakkumist läbi, onju. Nii et sa näed, kuidas see tunnel toimib, onju. Igasugused sisu, tööriistad, miniõpetused, mis loovad esmase usalduse, onju. ma olen kindel, et sa oled midagi alla juba laadinud minu asjadest, onju, mis sa oled vaadanud, et on olnud sulle kasulik, et sa täna siin webinaril oled. Ja teine asi, esimene samm muudatuse poole on igasugused väiksemad tasulised pakkumised, onju. Igasugused taskukohased programmid või kursused, ehk siis hinnavahemik võib olla siis 10 kuni 249 eurot, onju. Et selline võib siis olla. Ja, ja edasi on siis selline süvaminemine, ehk siis igasugune, kui sa lähed veel nagu süviti, onju, et grupitoetus, ühine vägi, igasugused põhjalikumad grupiprogrammid, et praegu ma olen alustamas müügiblokkide eemaldamise kursus, see on hästi põhjalik, see on personaalne töö, see on selline rätsepaülikonna kursus, onju. ärimastermind, hästi rätsepaülikond, onju, et ma vaatame täpselt, onju, ma õpetan sind, annan sulle video, et kuidas näiteks webinari teha või no olen sul, hoian sul kogu aeg kätt, onju, jah. olen ühe sõnumi kaugusel nii-öelda. See on väga erinev, millist tuge sa saad erineval ajahetkel pakkuda. mul on olnud ajahetki, kus ma ei saa pakkuda selliseid grupiprogramme, nagu ma praegu pakun, sellepärast et mul on olnud väiksed lapsed näiteks, on ju. kui ma alustasin, ma ei saanud neid süvaprogramme pakkuda esimesel aastal, sellepärast et mul oli 2-aastane laps kodus, 3-aastane, kes käis ainult 3 päeva nädalas hommikuti lasteaias, on ju. nii et ma ei saanud pakkuda sellist suurt programmi. Aga selline pikem teekond järjepideva juhendamise, ühise energiaga, praegu mul on erinevaid programme, ma jagan sulle ka lõpus siin mõnda pakkumist, äkki sa tahad liituda. Ja neljas on see personaalne tugi, igasugune individuaalne mentorlus neile, kes soovivad kiiremat tulemust. ehk see personaalne tugi ei pruugi alati olla parem kui see grupitugi. See on mõnda inimest väga oleneb ka, mis ta human design on ju, mis ta inimese disain on. et mõne inimese sobib see grupiprogramm isegi paremini kui individuaalne tugi. jah, sest ta näeb ka teisi inimesi, kes liiguvad, on ju. näiteks ma olen ise ka erinevates mastermindides ja kui iga nädal näiteks meil on praegu ma olen ühes suures USA mastermindis, kus on 17 inimest koos ja meil on näiteks iga neljapäeval kell 5 minu ajas on siis kohtumine, neil on siis hommikuse ajas on ju. Ja see on nagu hästi motiveeriv näha, et kui teised inimesed ka tegutsevad, on ju. et oled sa nõus minuga sellega, et teiste inimeste tegutsemine on hea? ja kas sa nagu leiad, et sul oleks nagu hea ja toetav, kui sa näeksid teisi inimesi ka tegutsemas, jah? et sa võid vaadata tagasi oma senisele kogemusele, et kuidas sinul on edu üldse tulnud oma elus, et kas sa oled teinud seda nii-öelda kuskil inimestega koos või on sul vaja nagu minna kuskile eraldi kuskile urgu kuskile onju. minule väga hästi meeldib näiteks kohvikus töötada, et ma olen küll projektor, ma olen hästi intuitiivne, mulle meeldib minna kuskile inimeste sekka, jah. mulle meeldib käia koolitustel, aga see on sellepärast, et minu human design'is on see, et mul on markets on ju, mul on keskkond on markets on ju, mulle meeldib see kogu see melu. Aparaaditehases meil on avatud kontor 5 inimesega on ju. see on lihtsalt see, et mul on see human design'is sees. jah, nii et sa võid oma human design'is täiesti vaadata, kui sa ei tea oma human design'i, siis anna teada, ma annan sulle ka juhendi, kuidas seda leida. nii et ma panen selle korraks siia, et kui sa ei ole leidnud, siis ma Heidi number.ee /kaart on siis see juhend, kuidas seda leida. et ma hästi soovitan sul leida seda, sellepärast see annab sulle palju juurde. ja see on täiesti tasuta ka, see on lisakingitus täna, jah.
ja on küll toetav, kui näed teisi ja kuulad, kuidas neil läheb, mis nad teevad ja et mõnel inimesel on see hästi oluline, et noh, näha, et teisel ka on raske, teisel ka on keeruline, et tal ongi, teisel on ka pingutus, on ju. ja see hästi motiveeriv, kui teine ütleb, ma tegin selle raske asja ära, mida sa ise ei ole teinud ja siis, selle peale juhtus kõik need head asjad, on ju, jah. nii et kui sa oled seda tüüpi inimene, siis sul on vaja seda keskkonda, on ju. On huvitav teiste, kus on sarnased mõtlevad inimesed. tavaliselt tulevadki sarnaselt mõtlevad inimesed sellistesse programmidesse, ma ütlen Eveli täiesti ausalt sulle, et ei tule mingeid imelikke, kes ei tee mitte midagi. tavaliselt ikkagi tulevad inimesed, kes nagu panevad tegelikult naha mängu ja nad ütlevad et endale, et jah, ma olen valmis seda tegema, siis tegelikult nad on ikkagi alati, ükskõik mis keskkonnas tulevad sarnaselt mõtlevad inimesed kokku. ja ma olen seda kogenud, et kui sul on endal juba see eeldus, et mul on äge seltskond kõrval, on ju, oleneb, mis uskumused on muidugi, on ju, kui sa leiad, et kuhu ma lähen, tulevad ka friigid kohale, siis siis võib-olla seda ei ole, onju. aga ma arvan, et see on päris hea näide. nii, ma korra vaatan, kus mul kadusid slaidid. nii, kohe lähme edasi. anna mulle teada ka, kas sul on täna huvitav olnud, sellepärast et me oleme siin juba, ma natuke lähen üle aja, nii et ma loodan, et sa saad olla siin üle 12, mul on veel mõned slaidid. meil on veel 10 slaidi vist vaadata, jah. nii et siis saad vaadata salvestust, kui sa tõesti oled arvestanud tunniga ja vabandust, ma natuke üle siin lähen. nii et see on see individuaalne mentorlus on alati, on inimesi, kes alati valivad individuaalset tööd. jah, mul on ka inimesi, kes ma sel aastal töötan 10 kliendiga, kes on individuaalses töös. mul on sinna veel 2 kohta, kui sa tahad tulla, mul on 2 kohta tegelikult vaba, ma saaks 2 klienti veel juurde võtta, aga ma üle 10 klienti, ma sel aastal otsustasin, ma üle 10 kliendi individuaalses töösse üldse ei võtagi. nii et selles mõttes, et eelmisel aastal lihtsalt mul oli väga-väga kiire aasta lõpp, november-detsember, mul oli nii palju eratööd, et ma lihtsalt detsembris ma olin täiesti väsinud sellest, nii et ma mõtlesin, vot, ma võtan ainult 10 klienti. nii et ma hoian see aasta sellest kinni. Toon sulle ühe näite minu enda ukseavajast, mis see ukseavaja on näiteks mul selline ringlevad mõtted, näiteks selline, see nii-öelda liitmagnet on meil olemas, laendale tasuta PDF, ma võin seda ka sulle seda kingitust jagada, kui sa tahad täna, aga põhimõtteliselt need on siis, see on tasuta PDF juhend, mis aitab sul mõista, kuidas sinu mõtted loovad sinu tundeid ja tulemusi. jah, nii et ma ei jaga seal kiiret infot, vaid pakun sulle kiiret selgust ja esimest kergendustunnet, et sa saaksid oma mõttemustrit muuta. jah, et kui inimene ütleb, ma ei tea, kuidas uskumusi muuta, siis väga hea tasuta materjal, ringlevad mõtted. jah, nii et ja see on kingitus, mis annab sulle võimaluse tunnetada minu käekirja, et sa näed, kuidas ma midagi teen ja kogeda esimest väikest võitu oma teekonnal. jah, et see on selline lihtne selline asi, lihtsalt pane eesnimi ja email ja ma saadan selle PDF-i sulle ja selle PDF-iga sa saad aru, kuidas kaardistada mõtteid, tundeid ja tulemusi, onju. kujuta ette, kui saaksid veeta veelgi rohkem aega oma perega koos olles, päriselt kohal olles ja kergust nautides, jah. kujuta ette, kui saaksid minna oma unistuste puhkusele just siis, kui su hing seda vajab. jah. kujuta ette, kui saaksid olla vähem stressis. ja ma soovin, et sa teaksid, sa ei pea valima oma unistuste ja pere vahel. jah, väga oluline arusaamine, et tegelikult kui sa kõikidel inimestel on aega luua endale ekspert lisasissetulek ja üha rohkem inimesed seda teevadki, on ju. sest noh, sul on tegelikult 24 tundi ööpäevas, milles saab võib-olla maksimaalselt palgatööl 8 tundi töötada, on ju. sul läheb nii palju aega üle lihtsalt, pluss nädalavahetused, on ju. nii et igaüks on võimeline tegema seda absoluutselt ja mu kliendid on, küll on arste mul kliente, küll on meil erinevaid. Nad saavad töö kõrvalt teha ja sina saad ka, jah. ja see juhtub siis, kui sa lood süsteemi, kus sinu olemus ja teenus teenivad maailma sinu eest, isegi kui sa parasjagu puhkad, jah. ja see on sinu vabaduse lugu, kus kergus ja küllus voolavad sinu ellu loomulikult ööpäevaringselt, ilma et sa peaksid nende ohverdama. et sa saaksid end niimoodi tunda, just vabana, rõõmsana, onju. Abundance on ju, tants on seal sõnas sees, on ju. see on see just see tunne, mis on väga oluline oma elus luua, et see küllus ka tegelikult sinna saabuks. ja aus küsimus ongi, et kui sul oleks see selge struktuur, sul on see selge pakkumine, sul on see toetav keskkond ja juhendamine samm-sammult, kas see muudaks sinu tegutsemist? jah, ja kui sa muudaks, siis kommenteeri muutus mulle siia chati, onju. kui sa arvad, et see tegelikult, kas sa nagu arvad tegelikult, et sa oled võimeline selleks, et see on selline väike check-in sulle.
et kui sul see kõik oleks, et kas see oleks sinu jaoks muutused, need on need kolm asja, millest me täna rääkisime. kas see muudaks sinu tegutsemist, kuidas sa edasi liigud oma asjadega? kui sul on see struktuur, sa tead täpselt, mida teha, on ju, sa tead, kuidas teha, sul on see toetav keskkond, ehk siis ongi siis need inimesed, teised inimesed jagavad sinuga, et vot, mina tegin seda, on ju, see töötas või tegin toda ja ei töötanud, on ju, ja siis ja juhendab need samm-sammult, ehk siis ma ütlen, näed, sellepärast ei töötanud, et sa ei teinud seda, on ju. okei, et seda võiks veel te proovida, on ju, jah, et kas see muudaks sul, jah. Ja nüüd on oluline küsimus, kas sa tahad jääda üksi pusima või liikuda edasi koos toetuse struktuuriga. Nii et nüüd ongi see asi, et sa võid tänase kõik selle materjali, mis sa siin mõtled, lihtsalt jookse hakka rakendama, onju. et hakka rakendama või sa tahaksid siis tõesti seda edasi, seda tuge, onju. nii et enamik eksperte teab, mida teha, et asi ei ole kunagi selles, et inimesed ei teaks, mida teha. Nad saavad ideid, nad jälgivad, mida teised teevad ja hakkavad proovivad kopeerida neid asju, mida inimesed teevad, onju aga nad ei tea, mis järjekorras neid asju teha, kuidas seda siduda rahaga ja kuidas jääda järjepidevaks, jah. siin jäävadki paljud toppama ja selleks ma siis lõingi äri mastermind'i. see äri mastermind on mul olnud, ma julgen öelda, vist 8 aastat töös, jah. nii et meil on siis see pidev äritugi, kuhu sa saad tulla ja ma räägin sulle siis täna 3 pakkumist ära, mida sa saad edasi teha ja ma ütlen ka alguses ära, et see äri mastermind võib olla natuke kallis sinu jaoks. aga sa võid otsustada, et jaa, ma ikkagi tahan minna täiega sisse sinna äri mastermind'i. siis see on see, mida ma kõige rohkem loomulikult soovitan. siis mul on teine pakkumis, mis on täiesti taskukohane pakkumine ja üks pakkumine, mis on täiesti no-brainer, on ju, nii et ma arvan, et sa saad siit igat juhul midagi mõelda, mis sind aitab täna edasi, ükskõik kus kohas sa oled. nii et äri mastermind on siis selline mastermind, mis on siis programm, mis viib su äri järgmisele tasemele ja see on selline personaalne strateegia, toetav kogukond ja praktilised tööriistad. ja see sisaldab siis 11 põhjalikku moodulit, mis katavad kõik, mida äri kasvatamiseks vaja. jah, ja seal on siis selline VIP üks-ühele tugi, et meil on siis grupi ja personaaltugi ja erinevad boonused ka, et nad ütlebki, et sa tahad nüüd kasvatada oma nähtavust, siis on näiteks, mul on erinevad programmid, et kuidas küsida tagasisidesid, kuidas alustada podcast'i, kuidas luua podcast'i, mis on edukas, et minu kiireloomutuse podcast on väga edukas, mul tuleb väga palju kliente läbi podcast'i. erinevaid asju, kuidas teha webinare, väljakutseid. mul on kõikide kohta juhendmaterjalid olemas, kõik töölehed, kõik, mida iganes sa vajad, onju. ja põhiline on see ka, et ma aitan sealt kohe öelda ka, et mis sul valesti on. me tegeleme päris palju mindset'i tööd seal, mindset'i mooduleid, erinevad uskumused korda teha äri kohta, elu kohta, mis on inimestel siis nagu olnud ja see on nagu selline järgi nagu proovitud siis programm ehk siis tal on selles 11 moodulit, siis esimene ongi see äri mindset ja enesekindlus, millega ma alati inimesi, ma palun, et inimesed alustaksid äri mindset'iga, sellepärast, et kui sul on ikkagi valed uskumused, siis sa ei jõua kaugele, jah. see on seepärast, et vot minu kliendid ongi juba seven-figure business on ju, ehk siis see miljoni äri on ju, et sa üldse saaksid sellist äri luua, siis sa ei tohi olla näiteks peal seda klaaskatust oma raha sissetulekule. ehk siis mõned inimesed usuvad seda, et nad ei saa teenida rohkem kui näiteks, ma ei tea, 10 000 eurot kuus või 30 000 eurot kuus või mida nad usuvad, on ju. ja sinu uskumuste vastu ei saa mitte miski, on ju, mitte miski, et kui sul on ikka kindlad uskumused, siis sa sealt üle ega ümber ei saa, nii et ma aitangi vaadata üle, et mis on seal valesti. jah. Siis on seal moodul digiturunduse alused, ehk siis kõik see, et kuidas luua digiturunduse põhiasjad, on ju. tunne oma klienti ja loo ideaalklient, me töötame täpselt sinu kliendiga. klientide väärtuse teekond on ju siis listist fänniks. siis sisuturunduse nähtavuse teema, sotsiaalmeedia strateegiad, digitaalne reklaam ja kampaaniad, siin me räägime müügist ja launch imisest, kuidas tuua tooted välja edukalt, kui raamatut välja tuua, mida iganes, et
Siis me räägime SEO ja otsingumootoritest, emaili turundusest, kommuuni loomisest ja kasvatamisest ja räägime ka andmete analüüsist ja optimeerimisest, see on ka väga oluline äris, on ju. Ja ma ise olen analüütik, mulle hästi oluliseks pean andmete analüüsi, nii et kõik see asi on ka sees. Siin on üks väga tore tagasiside, siis eelmisel aastal osales kevadel Katri minu äri Mastermindis ja ta tegi seal siis isegi 2 vooru, pool aastat oli äri Mastermindis. Täna on minu äri veebi viidud ja mul on skaleeritav ärimudel. tänu Heidile tegin oma elu esimese 5-kohalise koolituskäibe. Eks ta müüs ühte raamatupidamiskursust siis, nii et üle 10 000 euro oli müük selle minu abiga ja kõik need strateegiad ja kogemused, mida Heidi oma pea jagab, on vapustavad, ta on suur eeskuju naisettevõtjatele, ütleb see Katrin onju. aga mul ei ole ainult naised ettevõtjad ja mul on ka mees ärimastermandi kliente olnud, nii et see on, aga siin on näiteks Kristjani tagasiside. asjad hakkasid liikuma juba esimesest nädalast. ärimastermind on 101% liikuma panev jõud. nii et Liina oli alguses mul kiirelt elu muutuda minimastermindis ja siis 3 kuu pärast tuli siis suurde mastermindi üle. nii et tema oli siis selline, see Kristel ei ole, Kristel tuli otse suurde mastermindi, aga Liina Ostumaa on siis järgmine. Liina Ostumaa oli siis virtuaalassistentide klubi käivitaja ja Heidi aitas mul edukalt käivitada 100-liikmelise membership'i kogukonna, sain strateegilise abi ja reaalseid samme, mis töötasid kohe. tohutu abi oli müügipakkumise loomisel ja õiglasel hinnastamisel, jah. et Liina oli alguses mini mastermindis ja pärast tuli siis äri mastermindi, kus ta oli siis 2 vooru. mina käisin Heidi koolitusel 10 päevaga 10 000 eurot. selline väga vinge koolitus oli. ja ma ütleks, et ma õppisin sellest väga palju. olid väga reaalsed sammud, aga ma tundsin, kuidas energia tõusis ülesse. ja kui ma tegin neid tegevusi, nagu Heidi ütles, siis tulemus tuli. ma ütleks, et see investeering, mis ma koolitusse panustasin, see tasus ennast kordades ära. sellel rahal, mis ma välja andsin, see tuli sisse mitu korda rohkem. ja ole avatud meelega, kui sa sellele koolitusele tuled ning tee kõik kaasa, mis Heidi ütleb, siis on garanteeritud tulemusi. ma ütlen seda sulle ka, Heidi lubab seda loomulikult ka, et väga hea koolitus oli, aitäh. nii et Hiie siin andis siis tagasisidet ja see on ka 2 korda aastas, ma teen siis 10 000 10 päevaga väljakutset, et sa võid juba praegu on eelmüük sellele väga soodsa hinnaga. heidiplumberg.ee kalkulis 10 numbrina, et sa võid panna, see on maikuus ja detsembris, nii et ja Hiie oli meil ka siis minimastermindis ja oli ka suures mastermindis ja temal ma aitasin siis köögidisaini äri käivitada. nii et tema lõi oma esimese online programmi, nii et paljud inimesed, kes tulevad minuga näiteks äri mastermindi, juba esimese 90 päevaga me saame valmis nende esimese online kursuse, sellise suurema. nii et kui sa oled nagu mõlgutanud midagi sellist, siis see on selline päris personaalne pakkumine. ja siis ongi võimalik ka siis, kui sa Heidi Plumber kalkulis Mastermind on siis, sa võid uurida, seal on erinevad tagasisidet, Maria Palusalu tagasiside, kes seal veel on erinevad tagasisidet, kes on jooksvalt siis käinud või on liikmed ja programmi hind on 3500 eurot, see on siis koos käibemaksuga või osamaksetena siis 3 korda 1500 eurot. ja ja see on siis soovin liituda, on siis, võid tulla vaatama seda lehte, ma panen pärast selle lingi ka sulle. ja siis on ka mini mastermind, et kui sa nagu ütled, et sa oled otse 3500 on mul täiesti kõik kinni, et ma ei saa enam tegutseda, siis noh, ja sul ei ole laenuvõimekust ka, et kuskil sõpradelt pangast laenu võtta, et oma äri käivitada, siis olen ma loonud siis päris nagu ka sellise lihtsama variandi. et kui sa ei ole veel selles kohas, et tahad skaleerida väga palju oma äri, vaid alles hakkad nagu kujundama, siis on olemas meil mini mastermind ja mini mastermind on siis siin on mõned tagasisidet inimestelt, kes on mini mastermindis osalenud. ja see on mul 3. aasta mini mastermind
ja iga kord tasub võtta see aeg ja tulla minimastermindi kõnele, nii inspireerivad inimesed koos ja alati midagi, mis kõnetab. et seal on siis samamoodi need moodulid ja 2 tugikõnet, 6 grupikõnet, Facebooki grupp eraldi. Ja väga hea sisuloome inspiratsioon, just see, mida hetkel vaja on, super kõne, palju head kraami. et sul on võimalik saada sealt siis 15 minutit hot seat'i minuga iga noh, põhimõtteliselt 15 minutit inimese kohta, nii et ma olengi vaadanud siis, et ja samuti Facebooki grupi tugi on, nii et ja pärast seda, et kõned salvestuvad, on võimalik järele vaadata. algaja ettevõtjana sain teiste kogemuslugudest palju kasulikke nõuandeid, mida järgida. kodulehe tegemisele on liiga palju energiat kulunud, ma ise jätaks hea meelega kõik astmed vahele ja astuks kohe edutasemele, on siin keegi pannud. Ja mitu väga head meeldetuletust taipamist taas ning teiste progress inspireerib alati. see copyrighti teema oli hea meeldetuletus, eriti kui alles hakata tooteid looma, siis hea juba silmas pidada. ja väga palju energiat ja mõtteid tekkis, kuidas oma teekonnal edasi astuda. aitäh, see on ka palju julgustust, toetust, sisetunde usaldamise osas ja lähen julgelt edasi. ja aitäh, arvas Heidi, et aitasid mind täna pika sammu edasi. aitäh inspiratsiooni eest. nii et need on lihtsalt mõned tagasisidet inimestelt, kes on osalenud kõnedel ja tal on siis link on siis Heidi Bloomberg ja selle makse on siis 149 eurot kuus. jah, et võid tulla ka ainult 1 kuuks. Ja kui sa nüüd ütled, et vot, et mul ei ole üldse raha, ma olen täiesti alustaja, mul ei ole üldse midagi üle ei jää, aga ma mõlgutan seda mõtet, siis ma julgustan sind liituma stardipauk.ee-ga, mis on ka membership, seal on 1 tugikõne kuus ja see on tõesti, ma olen väga sõbralikuks teinud, see on ainult 14 eurot. ja kui sa nüüd ära siin jäi kõnetama, et vot see human design ja inimdisain ma mitu korda nimetasin, siis näiteks Stardipaugus on olemas ka human design'i kursus, kus ma räägin täpselt need inimtüübid ära, on ju, ja mismoodi ja kuidas kuidas sa saad nagu ära kasutada oma inimtüübi, kuidas seda kaarti üldse lugeda, on ju, mida sa selle Heidi Blumberg teie kaardist said, et see on ka selline hea võimalus tulla ja kõige lihtsam ongi, et lihtsalt kliki nendele linkidele, on ju, et siis sealt linkidel ongi sul rohkem neid igasuguseid videosid, tagasisidesid, kõike sellist asja, on ju. nii et see on kõik hästi selline jooksev asi. nii, aga on sul, vaata, ma jõudsin natuke üle aja küll, aga on sul praegu küsimusi? Erki kirjutab 10 000 10 päevaga tasus ära küll. aitäh, Erki, sa võid mulle julgelt tagasiside saata ja nii et ka, et mul on see, et kui sa nüüd väga tore jah, kui te saadate mulle ka tagasisidet, sest see on tore, et sa siia panid seda, aga varem ma ei ole kuulnud seda. nii et igal juhul tasub jah ära, ma arvan ka, et mis siis on, nii et ma jagan sulle siis ka peaks olema Heidi Blumberg, Blumberg konkurent. Peaks olema siis see link, kus sa saad siis seda konkurentsianalüüsi alustada. Ma korra proovin, et mul on õigesti meeles. et peaks jah, ilusti on ju. nii et see on selline hea asi, et alati tasub teha siis konkurentsianalüüs, on ju. ja alustada konkurentsianalüüsi võlu, leiame unikaalne tee eduni. et see on täpselt samamoodi, nagu ma täna juba rääkisin, siis selline liitmagnet on ju. aga see on tõesti väga-väga väärtuslik, nii et ma loodan, et sa saad sellest kasu. nii, ma vaatan ruttu küsimused üle, et kui te peate ära lippama, siis on okei, aga kui sul on küsimusi, mingeid peegeldusi, julgelt võid jagada. Sofiir kirjutab, minu valdkond on tegevusteraapia, no see on väga vajalik valdkond, on ju. nii, Marika kirjutab, olen psühholoog, psühhoterapeut ja nõustaja selles valdkonnas, arendame eraettevõtlust. nii, meditsiin, kunstiline kujundus, disainer, rätsendaja, õmbluskursusi, no väga vajalik, Margit, väga vajalik teema. fookus ja keskendumine on vajalikud, Eveli, absoluutselt. nii et sa näed juba need asjad ja anna mulle ka tagasisidet siia, et mis sul oli täna nüüd kõige olulisem kaasavõtt täna siin, siis ma tean teinekord, kui ma jälle seda webinari teen, millest ma eriti võiksin rääkida. kõik takistused on olemas. ja
ja see on tõesti väga toetav, kui näed teisi ja kuulad, kuidas neil läheb ja mul on nagu väga paljud kliendid ka juba, kui sa oled juba edukas, siis tegelikult sa tahaksid nagu ka peegeldada seda teistele, sa tahad teisi nagu aidata, on ju. Et tegelikult ise, see on ka juba inspireerimine juba, et minu arust on ka oluline see, et kui sa juba oled kuskil, et siis sa annad nagu tagasi, on ju, et tagasi teistele alustajatele, et anname üksteisele käe, anname ja meil on see mastermind, see on see hästi tore ka, et me tõesti kõik siis noh, kõik, kes on juba vanemad kalad ka ikkagi noh, annavad arvamust ja toetust, et mis nendel on toetanud või miks seda teha või kuidas on ju. Nii et noh, ma arvan, et see on väga oluline, et see ettevõtlus on üsna selline üksildane koht. Ma ütlen, kas sa oled nõus sellega, ütle mulle jah. Et ta on nagu nõus, et sul tegelikult oleks vaja seda kogukonda ja toetust, on ju. Sest muidu nagu tundubki, et sa teed seda asja, aga võib-olla sul ei olegi kellegagi rääkida. Ja siin ongi see, et kellega sul on mängida, ongi noh, inimesed ei saa aru nendest asjadest, et sa võid pereringis rääkida, on ju, või sugulastega või sõbrannadega, sõpradega, aga nad ei pruugi täpselt aru saada sinu äri nendest nüanssidest ja arusaamistest, on ju. Et siin ongi see, et erinevad ongi, et see noh, sa ei saa kurta, et kuule, mul ainult, ma ei tea, müügi see launch oli ainult 5000 € on ju, kellelegi ütled, no mis asja, et 5000 €, et see on ju väga hästi, on ju. aga tegelikult mõtled, oo, täielik failure on ju, täiesti läbikukkumine on ju. Et noh, nad ei saa lihtsalt aru mingitest asjadest, on ju, nad ei saa aru nendest eesmärkidest, nad ei saa aru nendest mõõdikutest. Sul on nagu päris üksildane seda arutada. Nii et et see on nagu hästi oluline, et põrgatada ideid inimestega, kes on samal levelil, kes saavad aru, on ju, ja kes oskavad nagu mõelda niimoodi, on ju. Ja noh, minu pluss on see, et ma ise olen naine, on ju, jah. Ma nagu oskan nagu ka, et väga erinev coaching on näiteks meestele ja naistele, jah. Ma väga erinevalt coach in mehi ja naisi. Ähm, nii et mis PDF-i te soovite, andke mulle teada, siis ma praegu see ongi PDF, see konkurent, jah. et mida sa mõtlesid? Kas sa tahtsid seda ringlevat mõtted? Andke teada, mida te praegu kommenteerite, sest mul on erinevaid asju täna olen nimetanud siin, et konkurent on ka PDF juhend. nii et pane see lingi uuesti, Heidi Bloomberg peale. Et ta on väga selline hea juhend, et kuidas nagu teha konkurentsianalüüsi endale, sest ikkagi on vaja, see annab ka nagu julgust, kui sa vaatad, et oo, et mul on konkurent, sellepärast et kui sul ühtegi konkurenti ei ole, siis võib-olla seal ei ole kliente. nii et selles mõttes, et alati tasub võtta see valdkond, kus ikka mõni konkurent ka on ju. jah. aga siis tänaseks lõpetame ja lingid siis, ma saadan sulle ka meili, et sa saad ise neid lehti natuke vaadata, kuulata neid videosid. Heidi Blumbergi kodulehel on ka igasugused videod tagasisidet, onju. sa võid mulle personaalselt kirjutada, et vot, et Heidi, tahaksin tulla äri mastermindi, aga äkki saab mingi sobilikuma pikemaajalise makseplaani näiteks või midagi sellist, onju. et erinevad asjad võivad kõne alla tulla, onju. ja sa saad 149 € kuumakse, sa võid ka ainult kuuks ajaks tulla proovima, onju, sa saad väga palju vajalikele kursustele ligi, et ma korraks lihtsalt näitan sulle, kuidas see välja näeb, et sa lihtsalt näed, Mini Mastermindis on hästi palju on meil, kuna ta on juba 3 aastat kestnud, on ju, siis sa saad seal hästi palju juba sisu, et ma hästi aitan sul igasuguseid sooduskoode annan, igasuguseid tasuta materjale anda, kui sa mu klient oled, on ju. nii et mm, on siis mul selline Mini Mastermindi programm Heidiga. ja siis ma näitan, kui palju see lihtsalt on, siis erinevad moodulid on ju, et siin ongi selguse loomine, kuidas selgust luua oma asjades, mida teha, on ju. nähtavuse teema on ju, kontaktide teema on ju, ostjate teema on ju, müügi teema, kasumlikkuse arvutamine, kalkulaatorid, passiivse sissetuleku tulemused on ju. Ja siis on siin nagu igasugused, kuidas müüa enesekindlalt oma toodet, jah, kuidas tõsta müüki, kuidas tõsta hindu, kuidas viia läbi edukat müügikõnet, eraldi moodulid on ju, töölehed, kuidas müüa sotsiaalmeedias, kuidas saada üks-ühele kliente. et noh, need on kõik, kuidas luua emaili listi, kuidas need lead magnetid kasvatada, juhendid on step by step, kuidas seda teha, mis sa praegu siin alla laed konkurenti.
siis ega Canva, kuidas teha tooteid Canvas on ju. et noh, siin on nagu mega palju materjali, et sa võid Facebooki gruppe, kuidas elavdada, kuidas müüki kasvatada, on ju. et noh, siis on tõesti mega palju materjali, et lihtsalt kuu ajaga sa võib-olla ei jõua kõike neid läbigi õppida, on ju. Ja kõike pole vajagi, et tihti piisab nagu mingitest asjadest hakata esimesest moodulist pihta, teed see fookus paika panna, milles, kus levelis äris oled, mis etapis sa praegu oled, igasugused sellised asjad, on ju. Nii, ilusti juhend käes, väga tore, Hilla. jah, palun, palun. Hea point, kui pole konkurente, siis pole ka kliente. jah, okei okay. Aga lõpetame tänaseks. Julgelt võid mulle saata ka tagasiside sellele. mul on väga hea meel, et sa osalesid. Ja ma soovin sulle ilusat päeva. tšau.